kell on 11. Mul on tund aega. Oota. Kurat. Nice. Oi, terete ka siin. Kui te mõtlete, miks mul nii kiire on ja miks ma ei kiirusta, sellepärast, et nagu me eelmise osa lõpus ütlesin, Martis Laapis läheb puhkusele ja nüüd ongi tund aega on aega, siis ma olen puhkusele, et kiiruga paneme asjad valmis. Ja olemegi teel. Hommikust küll siia ei jõudnud, aga noh, vahet pole tegelikult, ma ei söögi tavalist hommikust. Ja nüüd, siin on minu Toyota. Temaga me läheme järgmisesse sihtpunkti, ehk siis reisule. Ja ma olen nii oodanud seda hetke. Lõpuks saab puhata koll ees teist kõigist sellest YouTube'ist. No nii, mul on siin igast muud stuffi ka. See läheb siia niimoodi. Väga hea. Davai siis, sõidu ajal näeme. Ainuke asi see, et muidu vaata jumala hea auto see Toyota mul aine, aga rõvedalt piiksub tagurdades. Igatahes ma tahtsin teile seda rääkida, et tegelikult ma olen eriti pinges ja närvis, sellepärast, et ma pole mitte kunagi lennanud niimoodi, nagu mul täna plaanis on lennata. Uskumatu, ma ei tea, kas ma jõuagi, ta ei peab gaasi andma, mul on pool tundi aega. Take a fuck about us. Take a fuck about us. Kurat, mul pole selleks aega ju. Need on kaugel, kallid rajad, musta mure taeva all. Ülli saite, ma ei lähe reisile, tegelikult ma lähen hoopis trenni. Või noh, see ongi minu jaoks ju nagu puhkamine ja siis seda ma lähengi tegema. Vana ja pomm on kaasas ja siis mingi paar venda on ka tulnud võimlema. Võib-olla tuleb meid täna siia rohkem, võib-olla mitte, vaatab kui silm nagu on, et see nagu paljud on bussid selle külma ilma peale, aga siin on minu käsilased kõik, need siin järjest. See poiss tegi minu särgile promo video ka ja see on kõva mees, näe. Jah, täh. Nii, kus su nimi on? Promet reisin. Nii, sul on YouTube'i kanal ka, on ja? Jah. Nüüd minge kõik subscribe'ige, teeme talle 10 000 subscriberit täis. Aga ennem sa pead trikki tegema, muidu ei saa 10 000 subscriberit. Jello Beats, holla at me. And Chewy on some hot nigga. Kuna see looduse heli on tegelikult suht inetu heli, on ja? Siis mõtlesin, et paneks auto siia, paneks tümmi veits. Driven in plus cars, this life is a rap star. It's nothing without God. Was born rough and rugged. I'm dressing the man public. My attitude was fuck it. These motherfuckers love it to be a soldier. Must make they... Tule siia. Tule siia. Tule siia. Juba põgenetakse trenni eest, kardetakse 10 lõuatõmmet teha. Jäite trenni hiljaks, siis teeme kõik 10 lõuatõmmet. Ei jaksa harjutada. Vaata, tugev sa oled, vaata, kui lihtsalt need tulevad. Nagu muu seas, Tailt tuleb ise ka üks. Jumal hea ju, vaata. Poisid, kas te näete seda või? Kes see välja tuli? Väike. Mitte ühtegi emotsiooni. Kuna minul on käsi katki, siis ma arvan, et mina täna trenni tee ja lasen poistel teha siin ja poisid hakkavad näitama, mida nad oskavad. Päris hea mõte, on ja? Kaheksa ja vaadake seda, nüüd 8-aastane poiss on mastelappe. Täitsa haige.
ma olin 16 ja ma ei suutnud matselappi teha, see poiss on poole noorem. Ja nüüd võib hakata seeriat tegema, mul on kõik minu sõbrad, need Eesti tugevad mehed on siin. Ja nüüd ma arvan, et me hakkamegi tegema ühte treeningkava, kus me teeme kätekõverdusi, röövaspuu surumisi, seal teeme lõuatõmbeid, siis teeme ühte teisi tõmbeid veel, siis teeme kõhulihaseid. Õtt! Õtt! Jõuate või? Jaa! Väga tubli! Ülev on juba all olime vahepeal ja nüüd oleme alla jälle. Õtt! Emotsioonid kahe harjutuse järgi. On hea? On hea. Läheme edasi. Väga hea. Kindlasti olete näinud, vaata, kuidas need 80ndate, 70ndate USA need militari vennad teevad trenni, aine. Meil on täpselt samasugune ideoloogia, et mul on üks sõber sealt USA-st ongi, saatiski meile treeningkavad, siis me selle järgi teemegi. Rada valmis, et siit niimoodi tulevad. Ja proovime vaatame, kuidas Eesti mehed sellega hakkama saavad. Kiirb. Et meie puhkus / trenn on lõppenud, et oli kasu, kuidas tunne on? Näed, kõik on rahul, davai siis. Nii armas, minu jüngrid, minu tugevad Eesti mehed. No nii, paneme neil nina ees ukse kinni. Ja paneme minema. Nüüd teeme niimoodi, kõik, kes te seda videot vaatasite, võtke eeskuju. Nüüd me kõik lähme õue ja teeme, võimleme seal või hingame värsket õhku või jalutame. Isegi kui lumi sajab. Ja kui lumi sajab, siis ma ei tea, kõnnime toas 10 tiiru, ma ei tea, mingi ühes toas, ükskõik, aga lihtsalt natuke liigutame ennast. On ja, päris hea mõte. Ja nüüd teemegi niimoodi, et paneme selle video pausile ja lähme välja ja liigutame ennast. Aga ennem kui me selle video kinni paneme, ma tahtsin veel ühte asja küsida, et kuidas meeldis selline video? Kas peaks see veel sellist tegema või mitte? Või teen lapis proovib või teen midagi ekstreemsemalt? Ükskõik, näed, siin tulevad need küsimused ka ülesse ja aitäh teile. # nautige ilma.